Tallinn Race koosneb noorte kahepaatidele RS Feva ja 29 ning olümpia kahepaatidele 49 kahest eraldi peetavast võistlusest, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval. Kumbki võistlus koosneb kvalifikatsioonisõitudest, kus esimesed 3 kvalifitseeruvad otse finaali. 4. finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Võistluse lõpptulemused 1. kuni 4. kohani selguvad finaalsõidus. Tallinn Race lõpptulemused arvestatakse liites kokku reede-laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse lõppkohad. 29 klassi reede-laupäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Lili Kodilainen ja Vilma Rigala, Kaarel Paal ja Toor Kaspar Varvet ning Onni Hinskala ja Iivari Heikell. Poolfinaali võitjad Sebastian Feodorov ja Aleksi Nurminen olid 4. finaalsõidus osalejad. Finaalsõitudes on stardi ja finišiliin 2 poi vahel. Purjetatakse vastutuule allatuule rajal 2 või 3 ringi. Tuuli oli tosi haastava, se oli tosi shiftaileva ja oli aika paljon paineeroja. Se oli musta tosi vaikeeta, mutta kyllä me siitä selviydyttiin. Tänään ehkä tää ranta veti paremmin. No meidän lähtö oli ihan hyvä. Me päästiin siitä, aika vapaa leini oli ja sitten päästiin paineeseen ja sitten sieltä tuli nostava shifti ja me päästiin siitä ihan hyvillä merkillä. 29 klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Lili Kodilainen ja Vilma Rigala, Kaarel Paal ja Toor Kaspar Marvet ning Märten Mikk ja Johanna Triinu Kasjava. Poolfinaali võitjad Onni Hinskala ja Iivari Heikell olid 4. finaalsõidus osalejad. No, saime hea stardi, saime paati kiirele liikumas hoida ja Suht oligi siis? Võitsime lihtsalt. Olime kogu aja kõige ees ja hoidsime kohta. No, soomlased on päris kiired ikka. Väga paras oli. Selline polnud nagu, ma ei tea, kerge see polnud. Täiesti kõik paras. ...49 klassi reede-laupäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Juuso ja Henri Roihu, Juho Kodiranda ja Robin Berner ning Viktor Sileen ja Martin Mikkola. Poolfinaali võitjad Tõnis Haavel ja Anna-Maria Sepp olid 4. finaalsõidus osalejad. Tuli taktikaliselt sõita õigesti, rada oli nii lühike, et tuli hoida kogu aeg konkurentide silm peal stardist alates. Võtta esimene koht endale ja siis ainult ette pautida ja ette haltsida ja nii seekord see võit tuligi. Kas konkurents on tihe seekord? Pigem on tihe jah, et need 2 Soome paatkonda siin on üsna kannulik kogu aeg, et hetkeks lõdvaks kindlasti lasta ei saa. Aga jah, siin finaalis tõesti, kuna oli üsna suur vasakotsa eelis, siis võtsime selle positsiooni endale ja saime kohe stardist juhtima, et nad püsisid kogu aeg tihedalt kannul, aga jäime õnneks ette, sest suutsime hästi kontrollida. 49 klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Juuso ja Henri Roihu, Juho Kodiranda ja Robin Berner ning Tõnis Haavel ja Anna-Maria Sepp. Poolfinaali võitjad Viktor Sileen ja Martin Mikkola olid 4. finaalsõidus osalejad. Täna jälle oli siuke vaikne tuul sarnaselt eilsega ja start oli väga otsustav, kuna rada on nii lühike ja üsna stabiilne tuul oli, siis stardist minema saamine oli määrav ja seal ei oleks saanud paremini teha, et ei olnud kõige lipupoolsemad, see, kes oli kõige lipupoolsem, läks märgile vastu, ei saanud kiirendatud ja me olime teised ja saime kohalt minema. Suur rõõm on siin kodupubliku ees, nii hästi sõita ja head olud ja head seltskond, et väga mõnus sõit. RS Feva klassi reede-laupäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Hugo Mart Reisner ja Joonas Atta Saks, Mari Kedelauk ja Daniel Ovsienko ning Maria Aleksandra Vetik ja Juta Koov. Poolfinaali võitja Miia-Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee olid 4. finaalsõidus osalejad. Väga tihe oli, aga kuidagi saime.
millest te paremad olite? Mis te paremini tegite kui teised? No tuul oli meie poolt. Ja stardis oli pigem nagu lipueelis, sest me läksime siit lipu juurest. Aga need, kes läksid sealt poolt, et nemad jäid nagu tahapoole. Saime neid vasaku käest läbi. RS-Feva klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Hugo Mart Reisner ja Joonas Atta Saks, Loretta Sults ja Hanna-Viktoria Vaino ning Maria Aleksandra Vetik ja Juta Koov. Poolfinaali võitjad Rasmus Randmäe ja Henri Sootla olid 4. finaalsõidus osalejad. Ma ei tea, me kaalume vähe ja tuul on niisugune vaiksepoolne pigem, et Õnne on. Õnne on ka, jah. Poole valik on ka väga tähtis ja start ja kõik. Optimist-klassi kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Anni Tulviste, Lilian-Marie Miller ja Maru Reiter. Poolfinaali võitja Eva Kreem oli 4. finaalsõidus osaleja. Kuidas see võit ka tuli sul? Treenerid õpetuste järgi. Ta ütles, et ma teeksin võimalikult vähe paute ja kõike muud sellist. Aga mis sa arvad, millega sa olid parem teistest? Ma olen kerge. Parapaadi Hansa 303 regatt koosneb 3 pühapäeval peetavast võistlussõidust.